meie rahvas ja meie rahvus ei hävine mitte kunagi, sest Eesti inimese hing on niivõrd püsivaev, et siit on käinud ükskõik kes üle, aga meie jääme ikka alles, aga me muutume tugevamaks, me muutume võimsamaks ja meid saab aina rohkem ja rohkem. Kindlalt edasi Eesti võidule! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Armas rahvas, ma alustan sellest, et ma teen teile kummarduse. Ma tänan kõiki, kes on täna siia tulnud. Ma tänan teid selle eest, et teie jaoks on pingviinide paraad ebatähtsam. See, et te näitate, et Eesti läheb teile korda. Te ei lase ennast peibutada kleitidest, smokingitest, frakkidest, ordenitest ja punastest vaipadest, vaid olete seal, kus on teie süda. Aitäh teile! Aga minu kõne, mis siin peas, on täna päev otsa keerelnud, räägib natuke muust. Ajaloolasena lähen ma tagasi aastasse 1217, kui Pihkva ja Latkale vastaste sõjakäikudega kuulsust kogunud Lembitu kogus Navesti jõe kaldale 6000 meest üle kogu Eesti. Nad seisid seal ja ootasid liitlasi. Liitlane Novgorodi vürst jäi oma vägedega tulemata. Sellest hoolimata astus Lembitu oma malevaga sakslaste, liivlaste ja latkalite vastu välja. Me teame, et see lahing kaotati. Me teame, et Lembitu langes, ta pea raiuti maha ja viidi võidumärgiks Riiga. Aga me teame ka seda, et kui tahes lootusetuse vastuhakk ei olnud, mis sellest, et see kaotati, meil on kangelane. Ükski rahvas, kes ei hakka vastu, kes ei seisa oma tõe ja õiguse eest, sellel rahval ei ole kangelasi. Ükski rahvas, kes ei anna lahingut, ei saa suureks. Me oleme andnud lahingu vabadussõjas, me oleme andnud lahingu suvesõjas, me andsime lootusetu lahingu 1944. aastal. Me oleme võitnud ja me oleme kaotanud, aga meil on kangelased. Ja see paneb mind uskuma, et meie hulgas, ka siin väljakul praegu, on neid inimesi, kes on valmis kangelastegudeks. Eesti nimel. Me oleme praegu ajahetkes, kus maailm on liigestest lahti. Me näeme, et Euroopa Liit laguneb. Täna tuli sõnum, et Belgia peatas oma osaluse Schengeni lepingus. Ungari peaminister teatas, et ta viib läbi referendumi immigratsiooni küsimuses. Poola valitsus on seadnud rahvuslikud huvid kõrgemale Saksamaa rahvuslikest huvidest Euroopa Liidus. Me võime öelda, et see ei ole meile kasulik, aga me ei saa midagi teha. See on ajaloo kuld. Me teame, et meie idanaaber täristab piiri taga relvi ja ähvardab uute diviiside loomisega. Kelle vastu siis? Meie vastu. See kõik tähendab seda, et see, mille üle me oleme uhkust tundnud, veretu võit laulva revolutsiooni ajal, ei ole garanteeritud igavesest ajast igavesti. Võib-olla oli see veretu võit avanss, mille eest nüüd küsitakse luna. Me peame ka selle peale mõtlema. Aga nii, nagu meie esivanemad on andnud lahingu, isegi kui nad on teadnud, et nad selle kaotavad, nii ka meie oleme valmis Eesti eest seisma. Ja see, et siin on täna välja jagatud 900 tõrvikut, aga rahvast on rohkem kui 900, näitab, et rahvas tunneb, et tal on vaja oma meelsust väljendada, oma ustavust ja andumust oma kodumaale väljendada. Ja loomulikult on inimestel vajadus tunda, et nad ei ole oma mõtetega, oma pühendumusega Eestile üksi, et meid on palju. Ja meid on ju palju rohkem kui siin väljakul,
sest ei saa ju oodata, et iga viimane kui inimene, kes meie mõttekaaslane on Võrumaalt, Virumaalt, Saaremaalt, Hiiumaalt, tuleks siia Tallinnasse Tõrviku rongkäigule. Veel nad ei tule, aga võib-olla järgmisel aastal juba tulevad. Ma ei pea teid kauem kinni praegu oma kõnega, sest südamel on palju. Ma ütlen ainult nii, nagu ütles üks väejuht oma väele enne lahingusse minekut. Mu süda on raske, sest ma tean, et lahing saab olema raske. Aga mu süda on kerge, sest ma näen, et ma ei pea seda lahingut andma üksinda, vaid et ma olen koos teiega ja teie olete koos minuga. Me oleme koos ja kui me oleme koos, siis ükskõik, mis tormituul Eestist üle ei käi, tegelikult oleme me võitmatud. Hurraa! Elagu Eesti!